jätkame oma ajaloorännakutega, kus meie giidiks on kõigi poolt armastatud Heerold. Muinsustervitus! Me oleme tulnud Musumäe veerele seoses legendaarse kunstiklubi Kuku 83. aastapäevaga, mida aga Kuku ei saanud tähistada oma põhikodus kunstihoone keldris, kus ta algusest peale on paiknenud. Kuid praegu on uus kunstihoone osa näitusesaaliga minemas kapitaalremonti. Projekti veel ei ole, raha ka ei olevat, aga hoone koliti tühjaks. Ning kunstiklubi Kuku perenämme direktorist Pirvo otsustas, et klubi ei tohi välja surra. Renditi siin ruumid 5 aastaks 2 kunagises elumajas ning ka keskaegses hinketornis. Hansalinn Tallinna 46 linnamüüri tornist on hinketorn väidetavasti ehitatud kohe pärast Jüri ülestõusu aastatel 1345 kuni 1350. Algus oli ta 2-korruseline lahtise võitlusplatvorm, hiljem ehitati talle peale katus ja siis hiljem, kui ta jõudis juba eravaldusse, 19. sajandil jagati koguni 6 korruseks ja võeti natuke lühemaks. Aga algsetele nendele ümaratele laskeavadele viitavad mõnevõrra aknad, millel on ka samalaadne ümarkaar. Ja selle vastu toetub siis Pärnu maantee poolsel küljel Aadresi Pärnu maantee 2C helekollane 2-korruseline hoone, mille aknaavad ja liigendus osalt viitab meile mitte enam tsaariajale, vaid juba esimesele Eesti ajale, ümberehitusele. Aga edasi minnes me jõuame teise Müürivahe tänavaäärsesse majja, kus on ka terve ruumistik. Nii et see uus ajutine Kuku klubi paikneb siin koguni 4 korrusel. See 2-korruseline hoone, milles me viibime, on vana poemaja, aga selle paksud paekivi seinad, millest osa on jäetud krohvimata, viitavad meile kaugetele sajanditele. Kuku klubi jaoks on siin muidugi tehtud ümberkujundusi ja mitte ainult remont, vaid ka teatud ehitustöid. Nii et keskaeg, tsaariaeg ja moodne estiaeg on siin kõik toredasti ühte sulatatud. Torni nime suhtes hinketorn olgu üks täpsustus. Nimelt elas siin lähedal üks raeteener, kes oli ühtlasi ka tallipoiss, kelle nimi oli Hinke. See on Eesti nimi. Aga ilmselt oli ta kuidagi nii väga menukas, et tema nimi kinnistus ka sellele kindlustornile, mis on siin taga. Me tulime sellesse hoonesse, mis jääb Hinketornist kunagisest linnamüürist linna poole ja siin on siis Hinketorni ja kindlusmüüri alused natukene näha ja muidu ka mõned aknad, mis avanevad juba Müürivahe tänavale. Vaat see osa on praegu. Tänavapoolse baarijärgne kohvikuruum ja seinu kasutatakse mõnevõrra ka selleks, et teha ajutisi kunstinäitusi, mis vahelduksid. Ja mul on muidugi hea meel näha ka, et kiviste müüride vahel on õige palju ehtsat rohelust. Hinketorn ehitati hobuseraua kujulisena, nagu paljud vanalinna müüritornid. Linna poole sirge, kus olid siis need tõsteavad kaupadele ja moonale ja küttele. Ja väljapoole siis, eks ole, ümar. Müüride paksus 2–2,5 meetrit ja vaat selles sopis, mida pealistab üks madalam kaar ja ruumis on kübeke kõrgem, tekib niisugune oletus, et millalgi hiljem, kui siin juba oli eluruumistik, ehitati siia köök. Ja siin, kus mina istun, diivanil oli ilmselt umbes nii kõrge alus, millal siis keedeti ja küpsetati. Oletatava vana köögi vastas on veel üks müüriorv, mis on värvitud punaseks, kire ja armastuse värvi. Ja kohalik pererahvas ütleb, et see sopp on musutamise kamber. Soklikorrusel on veel 3. ukseava, kust algab kitsas
kõver müüritrepp, mis viib meid teisele korrusele. Aga olgu etteruttavalt öeldud, et uus Kumu tegutseb siin lausa 3 korrusel. Nii et ruumi on ja vaatame edasi. Teisel korrusel osa restorani ruume paikneb siis Müürivahe tänava poole. Seinte kõverus ja sisustus annavad romantilist meeleolu. No vaadake vaid, milline puuslik, millised hambad meelesid vastu vaatavad üsna kurja kuulutavalt. Ja taga hullemaks on siin minu paremal käel, sest siin on isegi Vaasurm ise. Aga seal paremal on tema käealune kurat. Kui need vingerpussilikud puuslikud teid natukene ära ehmatasid, siis siin järgnevas ruumis võime maha rahuneda, sest siin on esiteks suur lai aaken Müürivahe tänavale, mis piisavalt päevavalgust sisse toob ja hoiatab ja kaitseb meid tontide vastu. Siis siit seintel on, näete, niisugune näitus, milles, nagu ma näen, on isegi millegipärast kaardimastide sümbolid välja pandud. Pärnu maanteepoolse poehoone teisele korrusele on kohandatud tantsimise ruum, kus muidugi lisaks tantsimisele võib ju ka istuda, kaua sa ikka tantsid, ja samas ka vaadata välja, kui need ribikardinad on natukene liigutatud, sest siit paistab kõige oivalisem vaade Estonia teatrile. Me tulime nüüd Hingetorni, aga kahjuks peab ütlema, et uuendatud Kuku pole siin jõudnud veel oma kavadega valmis. Aga kavas on see ruum korraldada niisuguseks ateljeeks, kus võiks aktimaale joonistada või maalida. Me oleme nüüd üle vaadanud uuendatud Kuku avaliku ruumistiku, mis on, nagu ma rõhutan, mitte ainult kunstiinimestele, vaid kõigile, ka reaalala inimestele, nii et tulge teiegi uudistama. Tehke endale siin head äraolemist. Tervist meile kõigile!